Me oleme Viljandi huvikoolis, minu ees on 4 särasilmset loodusringi õpilast ja nende süles siin on üks tuttava välimusega asi, aga natukene on siin ka midagi erilist. Mirtel, Annabel, Lars ja Rasmus. Mis asi see on, millega te siin hakkama olete saanud, Mirtel? See on siuke laineline ja mügarlik jalgpalliväljak Kipsist ja see on, siuke vigur jalgpalliväljak. Jalgpalliväljaku makett ja künklik, nagu sa ütlesid. Annabel, kust see mõte tuli? See mõte tuli meie õpetaja Peebul, kui ta nägi ühte raamatut, kus rääkis liikumispäevast. Ja siis ta nägi seal ühte pilti jalgpalliväljakust, mis oli siuke mügarlik. Ja siis ta tuli mõte, et teha üks makett sellest. Lars, mis selle maketi juures kõige raskem oli ja kui kaua te seda tegite? No mina arvan, et kõige raskem oli selle palli panemine, sest väga palju kukkusid ära ja siis me pidime jälle värviga panema ja siis jälle pallid panema. Sa räägid sellest rohelisel värvil või rohelisel taustal olevatest klaaskuulikestest. Mis asi see seal täpselt peal on, milleks seda tavaliselt kasutatakse? See on teejoonte nagu teemärgistusteks. Rasmus, mitu korda nädalast käite siin ringis toimetamas? 2 korda nädalas. Ja see makett võttis teil aega kui palju? 3 nädalat. 3 nädalaga mõttest teostuseni? 6 päeva. Mirtel, sina ise oled jalgpallitüdruk. Ja see oli see põhjus, miks sind valiti selle väljaku maketi joontemeistriks. No ja ma ikka ise ka tahtsin neid teha, neid joonisi peale. Sa käid jalgpalli mängimas Rain Tölpuse tüdrukute grupis. Kui sa seda valminud maketti nüüd vaatad, kuidas sa tunned, kas sellise väljaku peal mängimine võiks olla päris äge või on see natukene kuidagi hirmutav, et küngaste peal jalgpalli mängida? Hirmutav ei ole, aga põnev tundub küll ja äge on küll. Tahaks mängida küll sukse väljaku peal. Viljandi huvikooli loodusringi juhataja Peep, see vigurväljaku makett oli teie idee ja teie algatus. Kust see idee pärineb? Selle idee ma tegelikult nägin juba hästi disainimuuseumis Helsingis näitusele, kus räägitigi, kui Rootsis Malmös üks arhitekt mõtles välja ühe väljaku, mis oleks huvipakkuv, põnev ja teistmoodi kui üks tavaline lihtne ajaveetmise koht. Ja see arhitekt on Johan Fönerström, kes juba 2000 aastate lõpus, 2009 vist ja 2007 selle Malmö linnas valmis tegi, see väga palju populaarsust sai ja selliseid väljakuid on nüüd üle maailma mujal ka tehtud. Üks selline minu suureks üllatuseks on olemas juba ka Eestis. Jaa, Anijamehed tegid selle ära ja samas ega siis üks väljak plats, et see on pealehakkamise asi, et millist platsi teha, kui suurt teha, kui künklit seda teha, see on nüüd iga oma asi, aga lihtsalt, et kui see pakub kellelegi huvi, et veidikene lusti tuua sisse liikumistesse, võib-olla tõesti Viljandisse ka näiteks. Selline väljak võiks ju pakkuda Viljandis tegemist mitte ainult jalkahuvilistele, vaid tegutsemislusti ikka päris kõigile ja igasuguses eagrupis. Võib-olla küll ja ta on ju, ma ei tea, ta on võib-olla midagi sellist, mis ei ole nii akadeemiline, et kui jalgpall on teatud reeglite ja kindlate mõõtude ja oma selle reeglistikuga, et siis seal just nagu reeglid kaovad ära. Künklikul väljakul on iga ühel võimalus. Jaa, igal ühel võimalus ja see võib-olla toob ka näiteks jalgpalli selliseid inimesi, kes võib-olla on vaadanud, et see on nii keeruline ja raske asi, et võib-olla kutsub uusi huvilisi juurde jalgpallile looda. Aga loodusringis tehakse palju muid ja huvitavaid asju ka. Lapsed sinu selja taga praegu teevad ei rohkem ega vähem kui õutest elektrit. Jah, selline lihtne patarei, et saada üks LED-pirn põlema või LED, siis ta on siis valgusdiood, et valgusdioodile saada siis nii palju voolu, et see hakkaks valgustama. Loodusring käib koos 2 korda nädalas ja kõik lapsed on oodatud. Jah,
loodusring on 2 korda nädalas, esmaspäeval, teisipäeval kella 3-st kella 5-ni ja väga erinevaid tegevusi. Küll õues, toas, käime matkaradadel, võib-olla maisipõllul oleme iga aasta käinud sügiseti müttamas labürindis ja või mis iganes uusi ideid tuleb, kõiki kasutama. tere tulemast huvikooli! Jah, tere tulemast!